päästmisele siis veel põhitöö on mul siis veel pääste kõrvalt on siis olen ekskavaatorijuht. Siis kui sealt vabanen, perel laual süüa pole, siis kuna olen jahimees, siis lähen toon metsast lihalauale. Ja kui nädalavahetuselt igav on, siis lähen sõidan rallit ka veel. Et sellised alad mul on. Et praegu ütleme nii ongi veel lapsed ka ja siis pere ka, et siis ongi ajalimiit on nüüd küll täis. Ütleme nii, et hakkasin siin üle-eelmine aasta uue paarilisega sõitma ja tulemused olid ikka päris üllatavad, et poleks uskunud, et nende metsast kaks meest metsast lihtsalt lähevad ja hakkavad esikohtade peale sõitma, et päris huvitav. Aga ongi, kuna see viiruse aeg oli siin, et tahtsime küll tegelikult tervet hooaega kaasa teha nüüd uuel aastal täismahus, aga polnud talve, polnud lund, siis ei saanud midagi teha, jäi sõitmata, siis tuli viirusaeg peale ja nüüd ongi siuke, et eks neis, et kuidas need asjad kulgevad, et kui see aasta ei saa, siis järgmine aasta peab saama. Loodame, et kui ikka taskukohane see üritus seal on, et siis isegi prooviks WRC-etapil osa võtta. See vabatahtlikkuse asi siis, kuidas see alguse sai? See sai alguse sellest, et ikka ju väikestele poistele meeldivad ju punased vilkuritega autod ja siis, kui ma olin piisavalt vanaks saanud juba, siis ma nägin Valjala vabatahtlikke oma 53-ga sõitmas ja siis tekkiski siuke huvi, et kuidas nende punti saada. Ja siis ma läksingi tolleaegse Jaanus Lipp, kes oli komandopealik, läksin tema jutule, et mismoodi ma saaksin nende punti. Ja siis ta ütleski, et tee omale C-kategooria ära, teed paberid ära ja oledki meie pundis. Ja siis tegin omal load ära ja siis läksin vabatahtliku siis pabereid tegema ja kui need tehtud sain, siis läksingi Jaanuse juurde, ütlesin tehtud ja siis mind võeti punti ja siis sujuvalt Jaanus Lipp andis selle Valjala vabatahtliku komando juhtimise mulle üle. Ta ütles, et ma noor mees interneti asja jagan ja huvi on, et võtta üle. Ja mis mul ikka siis muud üle ei. Tuli võtta üle ja vaatama hakata uurima, et kuidas seda arendama saaks hakata. Aga siis, kui ma sinna läksin, siis meid oligi ainult 4 tükki, et polnudki rohkem mehi ja siis ma hakkasin otsima üldse nagu noori peale. Aga ega see väga lihtne ei olnud, sest oli vana 53, ühistu siuke väike ruum, kus oli euro nõudetest ainult uus uks. Ja 53 mahtus ka täpselt sisse, et peeglid puutusid ukse ääri põhimõtteliselt, et ruumiga oli väga tuuga. Ja siis ma sõitsin mööda Valjalat ringi mingi aeg, et vahepeal siin olin saanud omale 2 vabatahtlikku noort juurde, kellel oli väike huvi nagu tekkinud ja siis ma sõitsin mööda Alevit ja vaatasin, kus saaks siukse ruumi, et kus esialgugi saaks nagu vähe paremad tingimused ja siis jõudsin koolimaja katlamaja juurde ja vaatan, et see on ju tühi, äkki saab selle. Ja siis läksingi vallavanema jutule, et äkki saab siia. Siis vallavanem hakkas uurima, et mis koolil sellega plaanid on. Koolil ei olnudki plaane, et seisab tühjana, lihtsalt kolaruum. Sel ajal oli ka Leaderi programm käimas. Ja siis vallavanem lasi ruttu projekti teha ja sealt me siis saime ruumide tegemiseks vajalikku raha. Ja siis saigi siia sisse kolitud, juba noorematel poistel motivatsiooni rohkem, et uued ruumid, et saaks nüüd autoga uue. Ja siis Margus Lindmäe andis lootust, et Valjala võib ka saada omale uue auto, sest ikkagi oleme siukse hea koha peal. Siis me saimegi päästekooli vana Scania. Köpitsesime seda, on päris hea, võrreldes ikkagi 53-ga, mis ta oli, et 5 meest mahub sisse, varustus on hea, auto sõidab kiiresti, pump töötab nupuvajutusega, et pole nagu 53, et 3 kangi pead korraga seal sahkerdama, et ikka väga hea on. Ja siis hakkaski, noori hakkas ise tulema, kutsusime ise veel juurde ja nii meid siia on kogunenud. Meid on siin hetkel 18
Keskmine vanus tuleb sinna 20 ja peale kuskil, et meil on ikka üpris palju 20-ndates noorid.